Tere! Olen Maila müstilisest maailmast. Nii, nüüd vaatame siis, mida toob juulikuu oktoobrikuus sündinutele. Nii kaua läks tagurpidi mõtlemisega aega. Sest kuna ma teen täna ebatraditsiooniliselt vähitähtkujule sobilikult, siis hakkasin tagantpoolt pihta. Nii, ja neid prognoosikesi ma siis vaatan nüüd ühekaupa, panen kõik eraldi, et siis saate vaadata ainult seda, mis teid huvitab, et ei pea kõiki kerima ega kuulama. Niimoodi, vaatame, mida toob siis teile juulikuu. Nii. Nõnda. Meestele toob see kuu sellisest endast kinnisest olekust välja tulemist ja sellised turvatunde taastumist. Nii et perega seotud tuleb teil mingit tähistamisi, mingit üritusi. Võimalik, et perre sünnib uus kodanikukene, lapsekene, keda on siis kaua oodatud. Sutsukene tuleb küll õelust, klatsi, kadedust ka sisse sinna, aga teate, see on tänapäeval nii popp, et täitsa õige värk tegelikult, aga mis sa teed? Et hästi palju on igal pool seda õelust ja kadedust viimasel ajal, nii et ma kohati isegi ei mõista, et mis, tegelikult ma mõistan juba väga hästi, mis see inimesi sellisteks ajab. Aga samas peab enda energiat hoidma, et ei laseks nendel halbadel emotsioonidel üle pea kasvada. Niimoodi, et siis väga sellist võimalik on ka see, et pulmi tuleb, pulmaplaanid või pulmapeod lausa, sest siin selle peokaardi juures ja perekaardi juures on ka abielukaart. Aga jah, kellelegi ei pruugi see meeldida, aga kellelegi selle peale ei tasu absoluutselt mõelda, sest siin on mingisuguseid tühja juttu ajatakse, mis on täiesti valed jutud teie puhul. Nii et laske see endast niimoodi minna nagu hane selga vesi, ärge võtke seda üldse tõsiselt. Siis näitab, et teil on selline kõrgem kaitse ilusasti olemas, et olete kõrgemalt poolt hoitud, kaitstud, universumi kaitse on siis teiega olemas. Võib-olla ka, see kaardi tähendus on muidugi selline ka, et võib olla ka positsioonikas inimene, kes on teie selja taga just nagu kaitseingel, aga ma ei kipu eriti seda kasutama, sellepärast et mulle ei meeldi need liigitamised. Ja siis ma olen alati vaadanud, et see on rohkem selline universumi kaitse. Siis võite saada mingisuguse teate või kirja, mis siis tekitab natukene pinget, natukene sellist, kas on ikka nagu ajutine katsumus või ta ei ole siin selle leinakaardiga kõrvuti ei ole, nii et muidu võiks öelda, et võib kellelgi tulla lihtsalt teada, et keegi on suguvõsast lahkunud, aga siin ma pigem vaataks seda, et pigem on selline teade tuleb, et keegi on justkui mingisugusest raskemast olukorrast, pingelisemast olukorrast pääsenud, sest näitab just paremuse poole. Niimoodi siis hästi kiire kuu tuleb teile. Nii et kõik asjad toimuvad hästi kiiresti, te ei jõua ajaga sammu pidada. Et see võib ka teid natukene närviliseks teha. Siis on mingid unistused, mis teil on olnud vanast ajast ja mida te ei ole enam lootnud, et täituvad, siis näitab, et need unistused nüüd on täiesti täitumas. Et vaadake, pange rõhku rohkem sellele enda tervisele ka, söönege rohkem, olge looduses,
et tervise poole pealt näitab jah, et rohkem süvenemist, võib-olla hakkate lihtsalt tundma rohkem huvi, et tervislikuma eluviisi suhtes või hakkate, kes hakkab siis võimlema, kes hakkab sporti tegema, ühesõnaga tervisele panete rohkem rõhku ja selliseid väiksemaid vedamisi, väiksemaid võiduvõimalusi on teil ka. nii et võtke siis osa igasugustest loosimistest ja siis mängige igaks juhuks lotot ka. nii et kui ei mängi, siis ei saa ka midagi. Niimoodi. Kuigi mul endal ei ole kunagi lotovõiduga mingisugust sellist head sidet olnud, on ju, pole võitnud, aga aeg-ajalt ikka kui tuleb mõte pähe, et hea küll, ma ostan selle piletiga ja siis mõnikord ikka 2 euri on tagasi saanud, et aga sinna peale ei panusta, aga lihtsalt sellepärast, et teile on see kuu selliseid väiksemaid võiduvõimalusi, see võib olla ükskõik milles see võit võib seista milles iganes. Ühesõnaga teil lihtsalt veab, võtke lihtsalt asju ette. Nii, vaatame, mis teile siin veel näitab. Nii, opa, väga lahe. Kusagilt tuleb suurem rahasumma. Muideks see Lenormandis on see õnneratta kaardi asemel on see 4-leheline ristikehind, mis on selline õnnesümbol. Siin on ta küll natukene, et on niimoodi, et nagu justkui mingist katsumusest pääsemine läbi mingi õnne selle kooslusega, aga siin alumisest kaardist tuleb ka välja täitsa õnneratta kaart ja vaatame kohe, mis siin veel on. Niimoodi, et muusika on märksõna ka, mis teil see kuu on, et kas kuulate rohkem muusikat, tegelete rohkem muusikaga, aga jah, laske endal, teate, muusikal on ka väga selline tervendavad omadused, oleneb, mis muusikat muidugi kuulate. Aga siin jah näitab niimoodi, et kuidagi, kui te tahate enda energiat tõsta, siis kuulake endale meeldivat muusikat. Nii rahaliselt ma vist juba ütlesin, et tuleb kuskilt raha suurem summa sisse, selline kirg ilusasti. See on muidugi selline kirg teie elus, mida te suudate talitseda, ei kasva üle pea, aga lihtsalt ongi niimoodi, et hästi selline, ise armastate sellist mõnusat olemist, soojust teistele inimestele pakkuda, sellist soojust ja turvatunnet ja muidugi ootate ka seda vastu. Teile endale meeldib ka see soojus ja turvatunne. Siis on niimoodi, et osad inimesed teie elus, teil on tõmme, tekib selliste inimeste poole, et kes on teist täiesti erinevad, põhimõtteliselt nagu öö ja päev. Ja see mingi selline tugev tõmme, mis siin näitab, et on, mis natukene ka kohutab, siis tegelikult te täiendate üksteist väga hästi ja see on ka nüüd selline koht, kui on selline oma peas olete mõelnud, et oi jah, see pole võimalik ja ikka kõik on niimoodi, miinuseid on justkui rohkem kui plusse või kasulikult mõtlete, et ei tea, kas mis, aga tegelikkuses näitab seda, et see on teie jaoks on väga, väga hea ja õnnelik, sealt võib kasvada midagi väga ilusat, puhast, suurt ja uut välja. Ja siis muidugi ka lihtsalt peate laskma kõikidel nendel hirmudel endast siis laskma lahti, laskma vabaks ja lihtsalt vaatama, kulgema ja vaatama, usaldama universumit, sest teil on siin muudatused elus, näitab, et on teil siin tulemas küll ja need muudatused paremuse poole. Katsute olla niimoodi, et kuna siin kuu alguse poole näitab, et tuleb raha rohkem sisse, siis kuu lõpu poole võib üpriski minna nii, et teete mingisugused, kas mingid investeeringud või laristate rohkem puhkust aeg ka, eks ju. Et siis kuu lõpus võib olla siis niimoodi, et juba hakata lugema neid mõtted, et ei, sinna ma ei kuluta, aga et kuu alguse poole
kui on mida kulutada, siis seda te ka teete. Aga teie ei kuluta kunagi raha niimoodi, et te lihtsalt kulutate seda, vaid teil on kuidagi läbi mõeldud need kulutused. Ja oskate ka väga säästlikult ja kokkuhoidlikult majandada rahadega. Nii, vaatame siis edasi. Hopsti. Nii, esimesena hüppas välja suurte unistuste kaart ja see ka, et kui te olete jõudnud omal mingid unistused realiseerida, siis tundke rõõmu ja tähistage kindlasti seda. Niimoodi, et oma saavutusi tuleb tähistada. Nii, vaatame, mis siin on. Ikka kerkivad samad asjad, mis ma enne ütlesin teile. Et okei, vaatame kohe. Nii. Nõnda. Seesama, mis ma enne ütlesin teile, et nagu öö ja päev, eks, et teil võivad tunded tekkida inimese või olla tunded või tekkida tunded inimese vastu, kes on siis teist nii palju erinev, et see võib olla ükskõik erinev ala, erinevad eluvaated, mis iganes erinevad. Nii et siin kerkib jälle see teema ülesse. Ja siis seesamune lõhe on, mis teie vahel on olnud, siis see on täiesti teie endi kettes näitab siin, et te tegelete enda varjupoolte või sellise ka nende hingehaavade, mis on teil siis varasematest aegadest saadud, nende hingehaavade parandamisega tegelete see kuu hästi palju. Aga jah, et mingid teatud tunded kerkivad veel vanast sügavusest ülesse ja siis see igatsus tundub, et on mingi igatsus ja siis selle igatsusega teil praktiliselt juba näitab justkui olete loobunud, et kartus ka, et kui liiga kaua siis nii-öelda koopas olete, et siis võib-olla teine pool enam ei oota, et mingid sellised teemad võivad siin üles kerkida teie puhul. Aga näitab, et minge julgelt oma unistuse suunas ja teil näitab siin erinevaid teid ja valikuid, et kõige tähtsam on see, et te hakkate oma unistuse suunas liikuma või mis te iganes ette võtate, siis et te hakkate selles suunas liikuma, et ükskõik millist teed pidi te kulgete, siis lõppsiht on ikkagi see, mis peab olema ja ilus ja õige. Et hakkate ka omal siis, kohe ütlen teile, see on just rohkem selline tunnete poole pealt. Et te hakkate taipama, et inimene, keda te siis, kellega, no ikka põhimõtteliselt on see niimoodi, et kellega on siis, kas olete siis elud on eraldi läinud või lahku läinud või midagi, et see inimene, te hakkate avastama enda jaoks seda, et ei olegi nii erinevad, et teil on rohkem ühiseid asju, hobisid, huvisid, sarnasusi, kui te oleks iial varem osanud arvata. Nii et vaatame, eks te siis kirjutage siia alla, kui te tahate, kui te ei taha avalikult kirjutada siia alla, võite täitsa jagada, võite mulle kirjutada, et aga kõige tähtsam on see, et te saaksite oma tunnetest selgust ja te ei loobuks siis lihtsalt liiga kergekäeliselt. Nii, mis siis veel on? Et iseendasse peate rohkem vaatama, iseendasse peate rohkem süvenema, et ka inimesed, kes teie ellu tulevad, on tegelikult sellised peegeldused, et nad näitavad teile kätte nii need head kohad kui ka nõrgad kohad ja teil oma elus, oma tunnete möllust läbi minemisel, et tegelikult on teil olemas alati selline majakas või teejuht ja kui midagi valikute suhtes huvitav, see on siis rohkem kaaludele järelikult kehtib see, sellepärast et nemad on alati sellised kaalutlevad
et siin kuidagi tuleb see liiga välja, kuigi seal on ju, selles on ju selle Skorpioni lõpp ju ka on, või tähendab algus, Skorpioni tähtkuju algus on ju ka samamoodi jääb siia, et ju siis on mingi selliseid ühiseid omadusi, nõnda. jah, ja teie ise võite olla enda teel kõige suurem takistus või ka kõige suurem lahendus, nii et teie ise peate tegema oma valikud ja otsused. aga hea spikker on teile see, et teil tulevad need olukorrad, inimesed tulevad peegeldama teile, et hästi jälgige siis, kui tuleb mingisugune, tuleb keegi hea inimene, on ju, siis saadate, et ahhaa, on ju, minus on midagi ka sellist, siis kui tuleb mingi halb olukord või halb inimene, siis mõtlete, oot, mis see nüüd on, mis on kuskil, kas ma olen kuskil nii-öelda siis miinuspoole peal, et mis see mulle praegust näitab, mis see mulle peegeldab, et siis teate seda asja siis endas parandada. nii, vaatame siis universumi soovituse ka teile siin. nii. nõndamoodi. nii, universumi soovitus on selline, et olen avatud ilule ja küllusele ja kõigele heale. nii et teile olge avatud ja teie juurde tulevad kõik imelised võimalused. vot nii. nii et see oli siis meil oktoobrikuus sündinutele. kirjutage siia alla, kirjutage, joonistage ja andke aga teada, mida toredat siis on täppi läinud ja mida toredat olete ette võtnud. nii et kõike ilusat teile, ilusat juulikuud, ilusat suve ja hoian teile väga pöialt, et oma südamest saate oma otsused ära tehtud, nii nagu teile hea on. nii, naksti.